Hello! Ma pole nii ammu midagi filminud. See talv on megalt veninud ja kõik on ühesõnaga. Ma mõtlesin nüüd üle pika aja, et ma jälle võtan kätte ja teen mingi vlogi. Me lähme täna Pariisi. Seega ma mõtlesin, et seal võiks natuke näidata teile ka üht-teist. Ja me lähme Pariisi 5 päevaks. Ega väga midagi kaasa ei osanudki pakkida. Ma võtsin paar T-särki, kampsuni igaks juhuks, kui on jahedam, saab mantli alla panna. Ja siis jah, mingid väiksed asjad veel, aga põhimõtteliselt jah. See näitab, et justkui on kuni 17 kraadi isegi. Aga jah, ma loodan, et on ka siis soe pigem. Aga ma panin kotti siis sellise kampsuni. Siis on paar T-särki, veel üks väike selline õhem kampsun. Ja siis mingid sellised šampoonid ja väiksed asjad. Tellisime just endale taks ära ja hakkame liikuma lennujaama poole. Jõudsime siia lennujaama ja mõtlesime, et lähme rongiga siis enda sinna hotelli. Igatahes rong peatus ja kõik jooksid rongist välja. Me ei tea nagu, mida tegema peaks, sest et nagu meie siia vagunisse üks naine jäi. Me mõtlesime, et no vaatame, mis saab. Nüüd on niimoodi, et siin pole jah ühtegi inimest peale meie. Kõik teised jooksid teise rongi peale. Ma ei teagi. Jõudsime enda hotelli. Me suht kaua ikkagi tulime lennujaamast. Me pidime vahepeal ümber istuma. Kui lennujaamast saime rongiga, siis vahepeal istusime metroo peale ja siis sellega saime meil täpselt hotelli kõrvale. Paras otsimine, sest et jah, see rongi ja metroojaamad on nagu niivõrd suured. Ja siis me otsisime ja lõpuks siis jah, ma ei tea, üle 2 tunni vist tulime siia kokku või? Suht pikalt. Aga nüüd me lähme otsime süüest, kõhud on mega tühjad, siin on kell juba pool 9, tund aega oleme Eestis siis taga. Aga me nüüd liigume sööki otsima. Ja ma pärast kindlasti näitan hotellituba ka. Pariisis on hotellide hinnad mega kallid. Me võtsime ilmselt ühe soodsama, mis me leidsime. Me suht pikalt tegelikult otsisime ja bookisime pikalt ette ka. Ühesõnaga, meie see hotell oli 5 päevaks 500 midagi eurot, kahe inimese tuba. Ja seal sees on õnneks hommikusöök ka. Aga enamus hinnad jäid ikkagi sinna 800 ja 700 kanti. Et päris krõbedad hinnad. Ja meie esimene õhtusöök on burger Kingis. Meil lihtsalt olid kõhud nii tühjad, et me ei jõudnud nagu rohkemat siit lähedalt otsida ja see Burger King on meil täpselt hotellist üle tee, seega läksime lihtsama vastupanu teed ja siin me oma õhtust nüüd sööme. Tulime siis siia hotellist üle tee on meil ka pood ja nagu veinide hinnad mega soodsad. Et me mõtlesime haarama ühe veini ka endale õhtuks. Näitab teile meie tuba ka siis. Nii. Selline see on. Väga lihtne voodi. Siis saad siin kohvi teha. Aknast on väike ehitus. Aga põhimõtteliselt see metroojaam ongi tegelikult siin nurga taga kohe. Ja WC. Väga okei. Tänane plaan on minna Eiffeli torni juurde, mis on meie siit hotellist tunnike jalutada. Ja tegelikult peaks tee peale veel igast neid muuseumeid ja selliseid asju veel jääma. Ehk et me käime nii palju nendes ka läbi, kui me viitsime. Õnneks ilm tundub mega mõnus olevat, päike paistab. Me käisime just hommikusöögil ära. Ma mõtlesin
korra, et ma räägin sellest rongi ja trammi teemast ka. Eile me lennujaamast tulime siis meile siia hotelli juurde rongi ja metrooga. Me pidime siis vahepeal vahetama transporti. Lennujaamast tuleb rong Pariisi. Seda oli mega lihtne üles leida, seda kohta, kus see rongijaam on. Ja sealt koha pealt sai ka neid pileteid osta. See üksik pilet kehtis 2 tundi ja maksis mingi pea 12 € üks inimene. Suht lihtne oli rongi ja metrooga siia tulla, kuigi jah, seda metroopeatust me otsisime suht kaua, sest see metroojaam on üli suur ja siis kuidagi nende kaartide järgi me siis lõpuks saime aru, mis peatusesse minema peame, kus meie hotell asub ja nii edasi. Aga vähemalt kohale me jõudsime. Ja nüüd mingi 7 tundi ja ma ei tea, 30 000 sammu hiljem oleme tagasi enda hotelli juures. Nägime täna mega palju ja ilusaid kohti. Tegelikult kogu see Pariisi linn, nii palju kui me täna jõudsime ringi käia, on üldse kõik mega ilus. See linn ise on nagu üks suur vaatamisväärsus. Me jõudsime käia lõunat söömas ühes Itaalia restoranis. Toit oli ka hästi maitsev. Võtsime pizzat ja pastat. Nüüd oleme hotellis tagasi, veits puhkame ja siis vaatame, mis me pärast õhtupoole teeme. Võib-olla käime veel poes. Aga üks jama on, me tahtsime veini osta, aga meil pole veini kurgitseri. Ja me ei leidnud kuskilt poest ka kurgitseri. Aga enamus veinid on mitte keeratava korgiga, seega me peame midagi välja mõtlema. Lähme nüüd hommikust sööma, kell on 8:30. Tänane plaan on minna Pariisist üldse välja sellisesse kohta nagu Versailles, mida ka palju soovitatakse külastada. Seega siis pärast hommikusööki hakkame sinna sättima. Siia Versailles mõtlesime, et võtame siit ühest poest endale mingid joogid tee peale, me jalutame ühe lossi juurde. Võtsime liitrised energiajoogid. Sellest on liiga palju, peab vist midagi muud võtma. Me nüüd siis hakkame jõudma selle Versailles lossi juurde ja siis vaatame lihtsalt, kui palju inimesi seal on järjekorras, et sinna lossi siis saab ilmselt sisse ka minna. No nii, siin on siis kerge järjekord. Ma ei kujuta ette, kui me peaks praegu sinna lõppu minema, kas me õhtuks saaksime üldse sinna sisse. Tegelikult on igal pool nende vaatamisväärsuste juures suht suured järjekorrad. Eile sinna Eiffeli torni oli näiteks mega pikk järjekord, samamoodi sinna, mis see siis oli, Louvre juurde oli ka pikk järts, et sinna muuseumisse sisse saada. Seega me üldiselt käime ja vaatame väljas siis need asjad ära. Kuskil järjekorras väga küll niimoodi oodata ei viitsi.
lõunasöögiks leidsime sellise taco koha. See on siis takodeks neid ilmselt nimetada ei saa, ma ei tea, mis asjad need on. French taco. Aga ühesõnaga siin sai erinevat suurust valida, see on siis M suurus, see on Raini L, vaata, sul on juust siin peal nagu. Okay, see maitseb mega hästi, aga siin sees on, ma valisin kana nugetitega, ehk siin sees ongi siis need nugetid ja mulle tundub, et friikartulid ka. Kuidas sul on? Ka friikad seal sees. Igatahes, kui ma tellisin nugetitega, siis Rain päris täpselt ei tea, millega ta tellis selle. Aga mulle tundub, et sul on ikkagi mingi lihamoodi asi siin sees. Hamö. Okay. See juust on nagu, see näeb nagu õli välja. Päris tummine, jah. Ja sa võtsid L-suuruse. Mul see M on juba nii tohutu, et okei. Bon appetit. On veider minu arust see, et nad ei pane nagu selliste asjade vahele midagi värsket. Mingid kurki või tomatit ja hommikusöögi lauas. Pole üldse selliseid värskeid asju nagu valikus. Ja meil jäi nüüd tee peale üks väike kohvikus müüdi makroone, seega me pidime kohe sealt ka ostma. Ma võtsin 2 sellist väiksemat makrooni. Ma ei saa näidata. Nii. Nüüd paistab. Ja Rain võttis ühe sellise suurema. Vanaks läinud. Saime vist veits üle nende makroonidega, sest et need on kivikõvad. Rain võttis mingi suurema, see oli eriti selline, et ammas ei läinud läbigi. Minu need väiksemad, selline. Ta on söödav, aga ma ei tea, mitte nagu, ta ei tundu värske ühesõnaga. Ma arvan, et need olid pikalt seal vaateaknal seisnud juba. Ja siis meie rumalad ostsime ära. Jõudsime just Pariisi tagasi. Ma tahtsin näidata seda parki, kus me hommikul ka siis rongijaama läksime. Kui mõnus, siin on kõik inimesed lihtsalt chillivad, on muru peal pikali, peavad pikniku. Selline ülisuur park. Täiega mõnna. Siin on sellised pingid, siis on lavamispingid. Üldse hästi mõnus. Hommikul oli ka hästi palju jooksjaid siin. Siis oma hommikujooksu siin teevad ja ühesõnaga me peame siit otse välja minema, siis me jõuame põhimõtteliselt oma hotellini. Me tulime nüüd õhtul, mõtlesime, et käime Eiffeli torni juures täna ka veel. Sest pimedas pannakse seal tulukesed põlema ja siin Triumfikaare otsas on nagu siiamaani nii palju rahvast. Ma ei tea, kas siit on aru saada, aga kõik see on inimesi täis. Ja all on ka veel pikk järjekord. Tere! Jõudsimegi siia lähedale. On nii või? Igatahes see peaks mingi hetk siis vilkuma hakkama. Kuidas see oli? Iga täis tund, jah. Mega ilus. Me saime päris nagu mõnusa koha, kus seda vaadata. Ma eilset päeva üldse ei filminudki, aga me käisime ühes keskuses lihtsalt shoppamas ja seal olid mingid outletid ka, seal mõlemad endale uued tossud, aga muud miskit. Ja täna siis on meil viimane päev, me võtsime juba hotellist endale asjad kaasa ja jalutasime sellisesse mingisse Pariisi osasse, mille nimi on Montmartre. Ma ei tea, kuidas seda hääldatakse, aga ma nägin kuskil Instagramis, keegi soovitas siia tulla, aga siin on nagu nii palju rahvast, et jah, siin on raske liikuda isegi. Aga siit on mega ilus vaade Pariisile. Ongi suht selline künka otsas olev piirkond, nii et kõndima pidi ainult mäest ülesse. Ja nagu ma mainisin, siis rahvast on tõesti mega palju. Muidugi on ka see, et täna on suur reede ilmselt siis ja ka võib-olla see on põhjuseks. Aga tõesti kuskile väga nagu ligi ei pääse, kõik kohad on hullult rahvast täis. Hakkasime nüüd liikuma rongijaama poole. Istusime just natuke aega ühes
annusas väikses kohvikus, sõime kohvi, sõime, mina võtsin ekleeri, Rain võttis tartaletti, aga kõik küpsetised ja asjad on see väga maitsvad tõesti. Aga kuna täna on see suur reede, siis liiklus on väga hull, üleüldse pigem siin Pariisis on vist mõistlik kas tõesti jalgratastega või näiteks tõuksidega liikuda. Me oleme 4 päeva ainult jala kõndil, mis on ka täitsa mõistlik. Igatahes autodega on jah suht jamasti, sest et esiteks neid on siin nii palju ja siin on nii vähe ruumi liikumiseks ja tõesti, kui auto võtta, siis mulle tundub, et parkimiseks pole siin ikka väga ruumi. Ja tõesti, kui siis juba kuskile kaugemale sõita, siis kasutada rongi, sest rongid liiguvad väga tihti ja tundub hea mõistlik kiire variant. Ma lõpetan siinkohal selle Pariisi vlogiga, sest me nüüd liigume lennujaama poole. Jooksime üle või? Okei, ma lõpetan selle Pariisi vlogiga. Ma proovin olla nüüd natuke aktiivsem ja mitte järgmist vlogi poole aasta pärast teha. Okei, igatahes, tšau!